Tere tulemast taas kord osa saama Uncast podcastist. Täna räägime natukene poliitilistel teemadel ja stuudios on siis Arto, Reimo ja Anatoli. Nii et tere tulemast, mehed. Tere, Arto. Tervist. No nii, Reimo, sina tegid meil siin mõned päevad tagasi otsa lahti mõttega, et võiks natuke päevakajalistel teemadel arutleda ja vaadata, mis võimalusi meil tegelikult on, siis, sest me võime küll arutleda probleemide üle, aga kui me mingit lahendusi välja ei paku, siis on ka ta suhteliselt selline niisama mõttetu jutuajamine, nii et ma usun, et tänases saates tuleb meil ka lahendusi, mul endal on juba mõned mõtted, aga Reimo, ma annan otsa sinu kätte, et ole hea, räägi, mis sul mõttes oli selle poliitika teemadega alustuseks. No, mul on juba aastakümneid olen sellest poliitikast ennast eemal hoidnud ja uudistest üldiselt. Et siukene tühi poleemika ja siukene, mida riik peaks tegema ja seda ja teist ja kogu aeg käib mingisugune siuke karunaha jagamine. Anarhistide, ütleme, siukses seltskonnas, kogukonnas olen silma peal hoidnud siin viimased 7 aastat. Ja siis paistis ka hästi välja, kui Ameerikas Trump tuli võimule, siis käis sellest müürist kogu aeg või aiast, mida see Trump tahtis ehitada. Et kas seda aeda peaks ehitama ja siis paljud anarhistid läksid Trumpi leeri, et peab ikka ehitama, muidu tulevad need immigrandid lõuna poolt ja siis nagu see anarhia teema unustati ära paljude poolt. Ja no meil siin mingit siukest suurt kogukonda ei ole, mida jälgida, aga jah, siin meil on ka see pagulaste teema ja sõja teema ja kõik käib pidevalt käib siuke arutamine, et kes mida peaks tegema ja võtaks seda natuke lahkaks nagu anarhismi seisukohalt, et kuidas vaba inimene mõtleb. Ja no üks suuremaid teemasid ongi sõda ja pagulased. Võtaks siis sõda. Sõda on alati juba enam-vähem definitsiooni järgi on 2 või enama organisatsiooni vahel, et riigi vahel tavaliselt mõistame seda 2 riigi vahel või rohkem osalisi on seal. See on nagu lihtne lahat, et kui ei ole riiki, siis ei ole ka sõdu. Võib-olla on mingisuguseid tülisid siin-seal, eks ju. Mingite dogmaatiliste kogukondade vahel või mis iganes. Aga jah, sõda on nagu riiklik nähtus. Ilmselgelt ei peaks toetama minu arvates ühtegi poolt või kas rahaliselt relvadega, emotsionaalse toetusega, lippude lehvitamisega, mis iganes. Aga mis teie mõtlete? Mul on nagu tundub, et kui vaadata seda asja niimoodi, et meil on nii-öelda siis justkui selline valitsev klass nii-öelda jutumärkides, kes on siis ütleme see Kaja ja teised seal, eks ju seal, ministrid ja minister tegelikult tähendab teenijad muidugi, eks ju, aga see selleks. Mulle tundub, et poliitikud justkui seal pigem sõdivad oma vahel, mulle näib, ja siis nad üritavad kaasata lihtsalt inimesi, nii-öelda rahvast, kaasa lihtsalt oma poolele, et nüüd kõik koos hakkame toetama Ukrainat, nüüd kõik koos hakkame toetama seal mingit sõjategevust, midagi muud on ju. Kuigi tegelikult see on nende enda mingi teema, mille nad peaks ära kuidagi lahendama, mitte et nii-öelda, tulge nüüd kõik kaasa, et mängime kõik nüüd ühiselt ja kõik lipud püsti. Et minu arust siin on juba see veidi, nagu me öeldakse, propaganda, eks ole. Et tõmmatakse kaasa neid asjaosalisi, kes võib-olla ei tahagi selle asjaga üldse kaasa minna, aga just kui mingil määral on nagu sunnitud või nii, et, või võib-olla mitte sunnitud, aga ütleme siis propageeritakse sinna kenasti sinna mängu kaasa. Ja minu arust see ei ole nagu päris õige. Loomulikult inimesed peavadki oma peaga mõtlema, kas nad tahavad seda mingisugust asja seal toetada või neid ei taha, eks ole. Kas nad tahavad mingit lippu kuskil heisata või ei taha. Et igaüks võib ise otsustama ja valima, et kelle poolt või mille poolt ta täpselt on, mis on need väärtused, mida ta kannab ja mida ta tahab, et see, milliseks see maailm muutuks, eks ole.
sest igaüks annab ju oma mingisuguse panuse sellesse maailma siia. Aga lihtsalt see, et kuidas poliitikud tõmbavad kaasa inimesi ja nii-öelda kuidas me räägivad pehmeks või mida iganes või peavad ilusaid kõnesid, et siis nagu saada rahva toetust ja davai, nüüd andke oma miljonid või miljonid, okei. Igaüks annab selle üle 100 ja mingisugused muid summasid, võib-olla ka 1000, need lähevad kenasti maksudeks või ütleme kogutakse annetusi ja siis saadetakse need kuskile Ukrainasse, nagu just mis need miljonid läksid siin, palju need miljonid oli? See oli päris suur summa. 100, see 0,8% SKT-st ma lugesin just. No see on ikka päris meeletu summa saata teise riiki. Kõige rohkem saatis Eesti SKT suhtes. Ja just. Eesti Vabariik tähendab. Jaa, et mulle nagu tundub, et see on ebaõiglane inimeste suhtes, kes siin Eestis elavad, et meil on siin pensionärid, kellel ei lähe just kõige paremini finantsiliselt, meil on siin palju igasugused abivajajaid, küll on siin üksikemad ja teised, eks ole, aga ei, miljonid jaguvad kenasti kuskile mingisugusesse Ukrainasse, kus, mul ei ole midagi Ukraina kui selle vastu, eks ju, mul on lihtsalt sõjategevuse vastu, et ostetakse selle eest selle relvi, ja ma ei ole 100% muidugi ka päris kindel selles, et kas need annetused lähevad ka kõik sinna, kuhu nad öeldakse, et need lähevad, on ju, et me ju ei tea, me ei saa ju kontrollida, et ma isiklikult ei usalda väga. Aga mõte selles, et lahendagu nad oma asju kuidagi, ma ei tea, kas teisiti või ilma nii-öelda rahvast niimoodi kaasamata, et iga maja küljes peab olema nüüd mingi teatud lipp, eks ole, püsti või juba, mis siin on, ma nägin neid mingid logod isegi muutusid, et siin nende valitsuse veebilehtedel on ka mingid uued logod väljas sinise ja kollasega igal pool, eks ole. Ärge saage minust valesti aru, ma ei ole Ukraina vastane, aga ma olen sõja ja sihukese nii-öelda propaganda, sihukese halva propaganda vastane ja sihukene nii-öelda, sest ma näen, et asju saaks lahendada teistmoodi kindlasti. Aga lihtsalt see, et see, kuidas praegu asju aetakse minu arust ei ole nagu siin elavate inimeste suhtes päris õiglane. See on jälle üks teema, kus tasuks igaühel enda käest küsida, et näiteks relva haaramise mõte, et sõda saab toimuda siis, kui on inimesi, kes haaravad relva. Täpselt. Ja kui igaüks küsiks, et nii-öelda, kas ma ikka pean selle relva haarama ja siis kui enamus seda ei tee, lõpuks nii-öelda põhimõtteliselt seda sama propagandat ja sellist suunamist, mõjutamist, rääkimist, et sellega saaks toetada seda, et relvaga neid asju ei lahendata, et see ei too, seal ei ole võitjat, et need kaotused ja kannatused ja kahju on meeletu ja see tagajärjed, see ei ole lahendus, see on lihtsalt, ma näen, et seal on relvatööstus, jälle suured rahad ja seal ei ole nii-öelda seda midagi inimlikku tegelikult, lihtsalt on piisav hulk inimesi, kes lähevad sellega kaasa ja võib-olla ei mõtle nii hästi läbi seda, et seal tasuks need asjad ümber mõelda minu meelest. Just. Enamus inimesi haaravad selle relva lihtsalt hirmust, et võimude poolsete repressioonide ees. Nüüd viimasel ajal on siin Hiina videotest näha, et see allumine ei vii mitte kuhugi mujale kui veel hullema represseerimiseni. Neil on see värvikood neil on see tervisepass telefonis. Nägin ühte videoklipi, kus kõik inimesed meeleheitlikult tahavad seal midagi saada, näitavad oma seda rohelist passi. Ja kui sa oled mingi 800 meetri raadiuses kellestki, kes on positiivseks saanud selle loteriitestiga, siis lähed karantiini või mis iganes või läheb sul ka kollaseks või punaseks see asi. Ja sa ei saa jälle midagi teha enam. Ja suured linnad on kinni pandud, Shanghai'd ja asjad, et seal inimesed nälgivad, et kuhu see allumine on viinud, mitte kuhugi paremasse kohta. Kui nüüd tagasi tulla selle juurde, et see on ebaõiglane, ütleme, meie inimeste suhtes, siis igal juhul on see ebaõiglane, et kui ütleme, riik aitab meie inimesi, on see ebaõiglane nende suhtes, kellelt see raha ära võetakse maksudena, eks ju. Seda kõik saaks teha eraviisiliselt ja inimesed teeksid seda meeleldi, kui neil oleks rohkem raha käes ja nad ei peaks kogu aeg ootama, et keegi teine midagi ära teeks, kui ei oleks
sellist meelelaadi välja kujunenud ja kujundatud siin elu jooksul. Et alati tuleb oodata, kuni keegi teine midagi ära teeb. Ehk riik. Ja see võimude omavahel kaklemine, ma ei ole üldse kindel, et see kõik ei ole üks telelavastus lihtsalt. Et seal midagi lahendada on. See ongi, ma usun, et see ongi niimoodi esitletakse või nii ongi tegelikkus seal kaardina taga ongi see, et see on lihtsalt esitlus, osa sellest propagandast. Et luua mingi narratiiv ja nagu see, kui selle Ukraina-Venemaa sõja detailidest rääkida, et kuidas on siin viimase, tegelikult 30 aasta jooksul, aga eriti viimase 8 jooksul loodud selle narratiivi, mis nagu õigustab selle Venemaa sissetungi sinna. Siuksed numbrid jooksevad läbi, nagu seal Donetski ja Luganski piirkonnas on mingi 15 000 inimest, tootult naisi, lapsi surma saanud siin selle 8 aasta jooksul Ukraina poolse pommitamise tõttu. Ja et umbes, et Venemaa on nüüd viimase piirine viidud. Propaganda on viimase piirine viidud. Et kedagi ei huvitanud see asi ennem. Venemaal muidugi hoiti seda kogu aeg tuld all, aga lääne uudistes ei olnud mitte midagi. Ma isegi ei teadnud sellest, mis seal täpselt, kui palju või mis seal toimub. Kui ei uuri spetsiaalselt, siis ei tea. Ja nüüd siis, kui hakkasid, seostatakse päris palju selle Pfizeri dokumentidega, et kõik need Pfizeri vaktsiini nähud, ehk jutumärkides kõrvalnähud, lasti välja. Ja samal hetkel või hetke ennem siis algas see väga sobivalt see konflikt seal ja läks kampaania, sinikollane kampaania lahti, mis on ilusti vabamüürlaste värvid jällegi, et siin pole midagi nii väga mõistatuslikku, ma arvan. Ilmselt aastasadu, kui mitte aastatuhandeid on juba siin käinud sellised võimumängud ja mingi tegelaskond on ennast seadnud sinna siis kuidagi nii-öelda siis autoriteediks jutumärkides ennast püsti ja siis üritavad nii-öelda kõike omada, eks selle kõike kontrollida, sealhulgas raha ja riike ja valitsusi ja maid ja kõiki asju, eks. Ressursse ka muidugi. Ma räägin õlisid ja mida kõike, et kaubandust ja nii edasi. Ja jääbki mulje, et nagu nendest justkui nagu jagu ei saakski üldse, et nad on nii hästi kuidagi peidus, nad nii hästi etendavad ja nii-öelda valetavad inimestele, et või maalivad asjad ilusaks või kuidagi teistsuguseks ja siis jääbki mulje, et nagu, aga ei saagi nüüd vendi kuidagi kätte ka vaata. Et kuidas me siis nagu, mida tavaline inimene, ütleme, või meie siin, mis me siin laua taga räägime, eks, mis me siis saame ära teha siukse asja vastu üldse, et kas meil üldse ongi nagu mingit lootust nii-öelda võita seda maailma valitsust või kuidas neid võiks siis nimetada. Kui meil ongi see olukord, et kus me tunneme, et me ei saa midagi teha, et ongi kõik ja lihtsalt nad on liiga tugevad, nad on liiga teine, kolmas, neljas, aga samas võib-olla on see ka pettekujutelm. Et me teame, et tegelikult neid inimesi ei ole ju nii palju võrreldes kogu maailma populatsiooniga, ehk siis meid on kordades rohkem, kordades rohkem. Ja ma mõtlen, et mida rohkem inimesi ärkab ja saab teada, mis tegelikult toimub ja mis need poliitikamängud asjad on ja kuidas me saame ise selle asja vastu eraldiseisvalt tegutseda, siis me saame võita. Ja muuseas, me ei ole siin ainsad, me ei ole siin üksinda, kes me siin nii-öelda praegu võitleme. Meil on tegelikult vaimumaailmas ka väga palju abi ja tuge, nii-öelda siis inglite näol, kes on ka väga palju siin aitamas kaasa, et seda olukorda siin muuta. Ja nagu ma olen kuulnud, siis siit sealt, et neil on olnud ka edu päris mitmetes olukordades, et mis on nagu minu jaoks päris julgustav olnud. Ma olen lugenud neid kanaldatud sõnumeid ja selliseid asju, mis on vaimumaailmast tulnud ja natukene infot saanud, et asjad siiski liiguvad. Ja erinevatest kohtadest olen kuulnud ka, et siia maailma tulevad suured muutused ja et tuleb see nii-öelda see kevadine aeg või see renessanss või kuidas see on või taassünd või selline nii-öelda, et tuleb sükene väga-väga kitsas ja keeruline aeg, aga pärast seda läheb kõik nagu lilleliseks, ilusaks, suurepäraseks nii-öelda paika, õigeks, mida iganes, eks ole. Ja et nii-öelda ja ka looja ei istu käed rüpes, vaid ta nii-öelda on ka üsna aktiivselt sekkumas ise, et nagu ma olen ka kuulnud siit sealt.
nii et see on juba julgustav selles mõttes, et see annab nagu selle perspektiivi, et kuule, aga ma ei olegi siin üksinda, kes siin üritab rabeleda või midagi teha või muuta, et meil on siin hoopis teised ka, kes on asjaga kaasas, et me ei olegi vist päris kaotusseisus, nii et ei olegi mõtet äkki alla anda üldse sel teemal. Et võib-olla isegi mõistliku omalt poolt midagi teha, pluss kaasata veel teisi kaasa, kes ka omalt poolt saaksid midagi teha ja selle info kätte, siis on rohkem neid lootusrikkaid ja julgeid tegutsejaid ühes koos, ja niimoodi see ärkamine läheb nagu, et paljuneb, eks ju. Ja see on selline positiivne hea ärkamine ja eks selline ärkamine praegult maailmas käib ka võimsasti. Ja eks ju seda informatsiooni liigub ka igate pidi praegult, mis sõjapettusi ja mida kõike on tehtud, ja kõike muud, et siis Telegrami gruppides ja kus iganes, eks ju, liigub seda infot ja erinevatel veebitehtedel ja Facebookis ja kus iganes sotsiaalmeedias, eks. Et selles mõttes on hea ja ma näen, et siiski liiguvad asjad selle valguse suunas ja headuse ja paremuse suunas. Aga mida mina isiklikult näiteks teen selles olukorras? Punkt 1. Tegelen endaga, enda mõttemaailmaga, et ma ise suhtuksin ja oleksin võimalikult ettevalmistunud, ütleme siis nii. Ka selle osas ettevalmistunud, et kui tulebki nii-öelda jutumärkides see kõige hullem, et näiteks ma ei tea, suren või lastakse maha, mis siis on ju? Selle osas minul on ettevalmistused tehtud, mul ei ole probleemi endal, et ma tean, kuhu ma lähen, mis edasi saadaks. Punkt 2. Ma palvetan nende olukordade pärast maailmas, palvetan inimeste pärast, oma pere pärast ja kõike muud, eks ju. Ja ma tean, et tulevad ka vastused ja ma olen ka vastused näinud. 3. ma töötan endas investeerimise kallal, mis tähendab seda, et nii-öelda tegelen sellega, et ma ise oleksin järjest armastavam, järjest parem, järjest küpsem, ütleme siis nii, inimesena ja ka loomulikult julgem. Ja rohkem teaksin tõde, nii-öelda ka vaimseid tõdesid ja selline endasse investeerimine igas heas mõttes, siis ütleme nii. Sest et kui minu konditsioon paraneb, siis selle läbi tegelikult muutub juba maailm paremaks, sest mina olen ju mingis mõttes osa sellest mitmekülgsest struktuurist siin, eks ju, inimkonnast. Ja kui kõik teeksid seda sama, ma arvan, et siis selline positiivne ilus maailm ei ole enam üldse nii kaugel. Nii palju kui võimalik olen tõrjunud ära igasugused hirmumõtted, paanika, ei loe mõttetult igasuguseid ettejuhtuvaid Delfi neid, mis on uudiseid, eks ole, mis muidu lihtsalt tekitab paanikat või ütleme hirmu või sükest tundmist, et oleme nurka surutud ja midagi teha ei saa vaata. Et ma lihtsalt hoian ennast eemale ja keskendun sellele, mida ma teha saan. Et see ongi see point ongi, et keskenduda sellele, mida sa teha saad. Ettevõtlikkus, see on veel üks oluline asi. Reimo, sa mainisid seda, et ilma valitsuseta justkui paljud inimesed mõtlevad, et ei saagi ja valitsus on justkui mingi suur emme või midagi sükest, et kes peab päeva päästma alati ja nii. Ma kunagi, kui ma olin osa soovitusturunduse sellisest ühest projektist, siis seal üks mees, Erik Vorre, kes on siis selline network marketing alane koolitaja ja selline asjatundja, rääkis 2 erinevast mõtteviisist. Üks on töölise mõtteviis ja teine on ettevõtja mõtteviis. Ja need inimesed mõtlevad erinevalt. Tööline on see, et kes ootab käsku, öeldakse, et okei, nüüd tuleb seda teha, okei, siis ta teeb lihtsalt. Aga ettevõtja on see, et kes lihtsalt ise võtab ette, alustab projekte, loob midagi, läheb ise, eks ju. Et ta ei oota käsku nii-öelda. Ei oota, et valitsus nüüd ütleks seda või teist, mis me nüüd teeme. Vaid on ise selline hakkaja, pealehakkaja, ettevõtja, kes nii-öelda alustab võib-olla nullist. Või tegelikult me keegi ei alusta nullist, me alustame ikkagi suhtjuhul 1 või 2 või mingid teadmised, oskused meil juba on, et siis hakkame selle peale ehitama. Meil on olemas mingid kontaktid, tutvused, meil on info. Tegelikult me saaksime kõik alustada kuskilt ja hakata sealt edasi liikuma endasse investeerimise osas ja selles, et me nii-öelda järjest julgemalt, iseseisvalt hakkaksime koostööd tegema, gruppe moodustama, arendama, kujundama ennast liidriks, selles mõttes, et ütleme neid liidri omadusi just, et mis on see, et sa oled ettevõtlik, julge, et sa julged algatada midagi, et sa ei oota käsku, et sa ei oota, et keegi sinu eest midagi ära teeks, vaid et sa hakkad ise midagi tegema. See on nagu see vahe. Nõus enda poolt, väga kõnetab ja korra täiendan selles osas, et ma näen seda, et see olukord, mis praegu on, et see on loomulik protsess, mis on tingitud sellest, et mis on see, mis hetkel ümberringi valitseb, et olukord teatud mõttes liigub mitte just kõige
paremas suunas, arvestades nii-öelda näiteks kas või see inflatsioon ja nii-öelda kogu probleemid, mis suurenev vaesus ja mis iganes rahulolematus, et ma näengi, et see on tingitud sellest, et inimesed massiliselt ei võta vastutust enda eest, selle eest nii-öelda, mis toimub, vaid ei tegutse, ootavad, et olukord läheks ise paremaks. Ja lihtsalt see ongi selline paratamatu olukord, et olukord muutub nii palju siis selles suunas, kuni saadakse aru, et kuule, et kuidas kellelgi see piir ette tuleb, et rahulolematus muutub kannatamatuks või see vaesus või mis iganes ja ronitakse nii-öelda august välja ja hakatakse tegema, et kes hakkab ise mõtleb, et ma ei suuda seda toitu poest osta, hakkab harima maad, mis iganes nii-öelda, et neid võimalusi, need teemasid nii-öelda igaühel on nii-öelda miski muu, mis nii-öelda, aga just see põhimõte ja hoiak, ma arvan, et see süsteem on niimoodi ennast üles ehitanud ja üritab ennast hoida, et on selline hulk inimesi, kes lihtsalt ongi mutrikesed ja on rahul sellega ja siis praegult ma näen, et pigistatakse seda sidrunit nii palju, kui sealt tuleb ja lihtsalt tuleb siis vaadata üle, et kas sa oled nõus nii-öelda selline mutrik olema, et ma näen, et igaühes on meeletu potentsiaal ja siin ongi see aja võtmine, vaatad, et mida ma tegelikult teha saan, et tegelikult neid võimalusi on siin alustadagi, ma arvan, nendest negatiivse mõjuga harjumuste ärajätmist, asendamist. Et näiteks ei vaata telekat, ei loe uudiseid, vaatad, et sul on päevas nii palju aega, et kuhu sa selle paigutad ja ma näengi, et see eneses investeerimine on tõesti väga oluline ja ütleme, et kui on pere, lapsed, et nii-öelda see kvaliteetse aja veetmine, oluliste teemade üle arutelu, et mitte lihtsalt meelelahutus ja mis filmi täna vaatame, vaid et nagu mida me, mingi plaani seadmine kas või, et sa paned kirja, et mis see olukord praegu on ja mida sa tegelikult elus tahaksid ja siis vaatad, mida sinna suunas nagu mida on vaja teha, et sinna jõuda ja hakata vaikselt pihta ja väikeste sammude kaupa kas või see areng, et kui ma olen iseendaga paremas kohas ja siis sealt edasi ma saan ainult paremaid otsuseid teha, et mis iganes hetkel need võimalused on, aga et ma ei toeta seda, mis mind ja teisi kahjustab, et see on juba väga suur asi. Jah, see tegutsemise koha pealt, et mul on ka olnud nüüd raskusi nagu selle tegutsemisega eriti viimasel ajal, aga just Anatoli jagas ühte huvitavat videot, kus sain ühe huvitava nipi nagu, et kui üldse midagi teha ei jõua või ei ole moti ja nagu oleks vaja teha, et siis jaga see väikesteks sammudeks, et ei saa voodist välja näiteks, et siis jaga see jalgade voodist välja tõstmiseks, tuhvlite jalga panemiseks on ja nii edasi. Jah, päris hea. Teise tuppa minemiseks. Ja siis pane oma saavutused kirja umbes ka, kui tahad. Et mitu punkti saad päevas niimoodi. Mida rohkem jagad neid, seda rohkem punkte saad. Ja tuleb rohkem teha ka siis, aga väike nipp. Ma ise on ka nüüd just praegu natuke jälle ree peal paremini. Sain natuke motivatsiooni jätkata ühe kursuse, veebikursuse tegemist, iseseisev töö, mis mul on 5 kuud juba olemas, aga liimavaba toitu puutub ja siis viimased 5 päeva olen niimoodi teinud, et ennem kuhugi surfama ei lähe, kui üks kursuse peatükk on jälle tehtud. Ja toimib päris hästi, et see surfamine võib kohe hommikul tuju rikkuda. Aga siis teen natuke kursust, siis toimetan õues, aias. Teen jälle natuke ja siis eile oli juba õhtul kell 8, kui sain kursuse tehtud, et terve päev ei käinud, et kuskil Telegrami gruppides lollitamas. Ja mis ma Arto jutu kohta tahtsin öelda, et
see vaimumaailm, et noh, et see kõik need sõjad ja kogu see operatsioon, eks see nende mõjud on ka kindlasti vaimumaailmas pärit, eks ju, see pahatahtlike poole poolt. Jaa, sealt tuleb palju mõjutusi küll, jah. Ja siis pole ime, et heatahtlik pool soovib ka oma sõna sekka öelda. Täpselt nii. Ja lugesin hiljuti ka ühte sõnumit, kus veel kord väitis, või kinnitas, et Jeesus vist oli see, et see vaimumaailma seisukord sõltub sellest, mis siin maal toimub, et noh, kui siin käib mingi meeletu käts ja tramp ja tagaajamine ja siis inimesed surevad halvas meeleseisundis, siis on nagu keeruline neid kuidagi seal aidata. Et väga paljud jäävad siia maasfääri tolgendama. Nii-öelda kummitusteks või inimeste seestajateks. Eks see ei olegi eesmärk. Ilmselt need veremürgid ka, mida süstitakse nüüd, et need ju ka lihtsustavad seda sellise pahatahtliku poole ligipääsu ja ülevõtmist, inimeste ülevõtmist. Eks ole, sellise kaudseid tõendeid ole näha ka, mis inimesed lähevad nagu natuke segaseks. Lisaks füüsilise tervise häiretele agressiivseks tihti. Ja umbes siuke jutt on käinud läbi, et ikka suure maha, kui ei süsti ja et mind ei huvita. Aga jah, et väga palju infot on selle kohta, kuidas seda asja kõike tehakse. Igasugused Maailma Majandusfoorumi infograafikud või mis lähevad siin tuhandetesse tasanditesse, kui seal klõpsad jällest edasi, et kuidas nad midagi plaanivad teha. Et ma arvan, et see kõik selline info, mis on nagu välja lastud niimoodi, lihtsalt avalikult üleval, see ongi selleks, et inimesed nagu tunneksid lootusetust ja looksid seda maailma oma mõttes. Et see meie reaalsus on inimeste maailma pildiga väga seotud, ma arvan. Sellepärast nii meeleheitlik propaganda käib kogu aeg. Nii hariduses kui meedias. Me oleme rääkinud siin Mandela efektist. Et mulle tundub, et see Mandela efekti nähtus, see on ka sellega kuidagi seotud. Sellepärast ei maksa lootust kaotada, et kogu ajalugu võib hetkega muutuda, et see kõik on nagu olemata mingi hetk, mis praegu on, ennustab tumedat tulevikku. Veel mõtlema veel ka vaata nende sõja ja põgenike teemadele ja nii edasi, et ja veel seda üksikisiku tasandil tegutsemist, et mida me siis nagu saame teha selleks, et me nii-öelda ei mängiks kaasa neid stsenaariume, mida siis Maailma Majandusfoorum ja seal WHO ja noh, mis on see WHO, kuidas see eesti keeles on see Maailma Terviseorganisatsioon? Maailma Tervishoiuorganisatsioon vist. Just jah, et üritavad meile ette siis kirjutada või manada, et näed, tulevik saab olema selline 2030, sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik ja mingi siuke teema, eks ju, et kui inimesed hakkavad seda omaks võtma, mõtlevad, et nii peabki või see on möödapääsmatu või ju siis ma peaksin ka vist ikkagi selle kaasa minna. Tegelikult ei pea, sa võid mõelda, et ei, kuule, mulle ei sobi see ei ole okei, mina seda varianti ei poolda. Ja see ongi põhimõtteliselt vastuhakk ja vastuhakk nii-öelda õigel kujul. Ja ma tean, et on inimesi, kellel on probleeme vastuhakuga. Vastuhakk tundub justkui vale, aga mõnes olukorras see ei ole vale. Selles mõttes, et siin on sul valik, sa saad valida, kas sa tahad kaasa minna mingi asjaga või sa ei taha kaasa minna selle asjaga. Sa ei ole kohustatud valima seda, mida sulle mõned inimesed ette kirjutavad, et sa peaksid justkui aktsepteerima, et nii see tulevik peabki olema. Ei pea. Et siin ongi see, et me saame oma sõna sekka öelda, me saame oma isiklikus elus teha need otsused, et okei, mina tahan küll 2030 omada mingeid asju ja olla ikkagi õnnelik ja mitte süüa mingi putukaid või midagi, eat the bags või mis see ütles see Klaus Schwab, on ju. Et ma ütlen, me ei pea kaasa mängima, ehk et see on üks selline poliitikute mingid mängud ja propaganda ja mingi teema jälle, millisest nemad tahavad maailma kujundada, aga see ei tähenda, et me peaksime laskma neil maailma selliseks kujundada. Vot siin ongi see, et kas sa nagu inglise keeles on see sõna comply, eks ole, et sa ei pea nii-öelda
kuidas see eesti keeles on see comply? Alistuma, alluma. Jah, et täpselt, et sa ei pea alluma või alistuma siin mingisuguse süksele tuleviku stsenaariumile või režiimile, eks ole, et see ei ole mingi kohustus. Et see on sinu vaba valik, kas sa tahad toetada sellist maailma ja maailma selliseks kujundamist või mitte. Kui otsustad, et ei, ma ei taha sükst tema, siis nii ongi ja kogu lugu vaata ja jäädki endale kindlaks. Sa tead, et sa oled inimene, kellele mingid asjad ju kuuluvad. Mida ma aru saan, on see, et see maailma valitsus siis põhimõtteliselt tahab inimestel kõik asjad ära võtta, et ütleme näiteks kodud, autod, ma ei tea, arvutid, mis iganes, et need ei kuulu sulle, vaid need kuuluvad mingile maailma valitsusele või mingisuguse eraorganisatsioonidele ja sina lihtsalt rendid neid asju nende käest, vaata. Ja siis vist, ma ei tea, kas nad tahavad mingit sissetulekut ka nii-öelda tekitada, mis on see universaalne mingisugune ülemaailmne sissetulek. Aga see tähendab täielikku sõltuvust sellest pundist inimestest, ehk siis sellest jutumärkides maailma valitsusest. Et küsimus on, kas sa tahad sõltuda nendest? Kas sa tahadki elada niimoodi, et mingid vennad dikteerivad sulle? Et näed, seda sa võid teha, seda sa ei või teha ja kui sa ikka meiega koostööd ei tee, vaata, siis me võtame sult ära sinu kodu, sinu auto, sest need ei kuulugi sulle. Need kuuluvad meile, olgu, tšau, et vaata ise, kuidas sa nüüd põõsa all hakkama saad. Ja siis sa oledki olukorras, kus sa kardad nendest asjadest ilma jääda nendest võimalustest, sest äkki nad võtavad ära, vaata mult need kõik. Aga mul ei olegi ju midagi. Aga nad lubasid, et ma olen õnnelik, aga ma ei tea, ma ei tunne küll, et ma oleks, vaata. Et siis ongi see situatsioon. Nii et ma isiklikult ei soovita kaasa mängida sükse jamaga. Praegult on, ma tean, mõtlen, see oli vist John Bush või mis ta nimi oligi, kes korraldab selliseid seminare, kus räägivad sellest, et osta maad ja rajada sinna midagi ja nii edasi, et panna see permakultuur ja igast asju püsti, eks ole. Kasvatad ise oma toitu ja kõike muud. Ja seal ta just räägib ka sellest videotest, ma olen kuulanud seal, et nii-öelda see Exit and Build Land Summit, sellised üritused ja seal ta selgitab ka, et igal inimesel on valik, et ta saab valida, et kas ma otsin elus lahendusi ja ma leian neid lahendusi, olen loov või lihtsalt lähen kaasa ja mõtlen, mis nüüd mina või ma ei saa hakkama, teine, kolmas. Et julgustab seal seda, et okei, leia võimalus endale soetada mingi maatükk näiteks, mis kuulub sulle, ehita sinna mingid asjad peale, mis kuuluvad sulle, tee ennast sõltumatuks riigist või ütleme seal mingid valitsustest, millest iganes. Et sul on oma asjad, keegi ei saa neid sinult ära võtta ja raja ja pane ise oma nii-öelda asjad püsti, eks ole. Ja pane need toimima. Mõtle läbi, kuidas sa saad, okei, kust ma saaks, ma ei tea, mingisuguseid juurvilju soetada, okei, poest ostad seemned enne kuskilt saad kartulit, juba näed, toidupool on juba enam-vähem nagu püsti, eks ju. Kui sul on maa olemas, siis juba hakkab looma, eks. Ja paljud inimesed mõtlevad, okei, et ma ei tea, kas minust üldse oleks mingisugust inimest, kes maal toimetaks või kus ma selle maa ostan, mina ei suuda mingit maad kuskilt ostavat. Et nii kaua, kui niimoodi sa mõtled, nii kaua loomulikult ei suuda, nii ongi vaata. Et see on väikest identiteedi muutust nõuab selle koha pealt. Aga jah, ta julgustab just seda, et on olemas lahendused, on olemas teistsugused mõtteviisid, kui me muidu võib-olla oleme harjunud nii-öelda töölistena mõtlema. Et meil on nii-öelda arvan aeg rohkem mõelda kui ettevõtjad, iseseisvad ettevõtjad, kes vabatahtlikult ise tegutsevad, tahavad luua midagi paremat koostöös. Et kellele see pakutav variant sellest maailmast ei sobi ja kes tahavad midagi ilusamat ja paremat selle asemel luua. Loomulikult selleks võib olema mingi visioon, et mida me siis tahame luua, mis see parem variant siis on, et mida siis Maailma Majandusfoorum meile välja ei taha käia, eks. Aga võib-olla olekski huvitav selline mingisugune saade ka sellest visioonist teha, et Reimo ja Anatoli, ma arvan, et me võiks mingi hetk rääkida küll sellisest visioonist, et milline see kaunim maailm või parem maailm siis olla võiks ja kuidas seda sellises anarhistlikus lähenemisviisis ühiselt nagu luua saaks, et mismoodi see võiks toimida, kuidas see koostöö omavahel võiks toimida ja nii edasi, kuigi me mingil määral oleme küll rääkinud teises ja kolmandas ja vist ka neljandas saates küll nendel teemadel mingil määral, aga ütleme sellist üleüldist visiooni võib-olla veel täpsemalt isegi luua, sest et kui me teame, mida me tahame saavutada ja meil on teada ka, miks me tahame seda saavutada, siis ainuke küsimus on, kuidas me selle saavutame. Ja kui me leiame ka vastuseid järjest, et okei, me selle me saame lahendada niimoodi, selle me saame lahendada naamoodi, siis me liigumegi sinna suunda, me näeme, et aga see on võimalik mulle, ma suudan seda, kuule, aga see on ju tehtav, näe, see vend tegi seal kõrval, kuule, aga mis mul siis viga, ma saan ka hakkama. Tekib see säde ja see inspiratsioon ja see innustus, et okei, mis siin ikka, tegutseme koos. Mul on selline
leek endal sees olemas, et ka nagu luua midagi kaunist ja luua koos loojaga ja nii-öelda ühiselt midagi ette võtta, et ja kaasata rohkem inimesi ka. Mitte sellises mõttes, et nii-öelda üks vend dikteerib, et kuidas me neid asju teeme, vaid kuidas me kambaga selle asja nagu harmoniseeritult ja koostöös ja üksteist respekteerides ja armastades nagu saame ühiselt luua, nii et keegi ei ürita kellegi üle valitseda. Et see oleks nagu päris vinge. Et võtan ette, et mingid maatükid on, kus käib omavahel mingisugused asjaajamised, meil on olemas oma mingid krüptoraha, milles me arveldame, meil on olemas mingisugused, ütleme, koduõppesüsteemid, eks, ja laste kasvatamised asjad, eks ju, oma isiklik majandus, siis on need igast mingi päiksepaneelid, ühesõnaga igast lahendused on olemas, et kõik see nagu oma süsteem nii-öelda püsti panna, mis on siis erinev süsteem sellest, mida meile siis üritatakse väevõimuga mingil määral siis suruda. Jah. Kõlab väga hästi. Aga hakkaks kas või kohe pihta vaikselt. Et looks korra konteksti selle pagulaste teema suhtes näiteks järgmisena, et paljud inimesed siis muidugi lähevad kaasa, toetavad seda, paljud jällegi reageerivad, on selle vastu, eks. Et jälle see poleemikat, mida peaks või peaks tegema. Et läheks ikkagi jälle juurde, et kui ei oleks riiklik poliitika, et need tuleb siia tuua ja nende elamise eest maksta, eks, siis nad ei tuleks. Kellelgi tuleks pähegi siia tulla, eks, kuskilt Ukrainast. Inimesed läksid lääne Ukrainasse lihtsalt esialgu. Praegu käib Madin ida pool rohkem, ma olen aru saanud. Ongi küsimus selles, et kas siis peaks neid tooma või peaks, eks, või inimesi peab aitama justkui ja samas meie inimesed jällegi jäävad ilma oma rahast ja toetusest. Et sõjapõgenikke tundub jah, et koheldakse nagu päris eriliselt ja nad saavad igasugused toetuse asju, isegi päris suuri summasid igakuiselt, ma olen kuulnud siit sealt, et nii-öelda toimetulekuks. Ja siis tekib jah vahel see võrdlus, et okei, mõni Eesti inimene ei saa üldse nii suurt toetust või pensionärid ei saa, eks ole, et siis tundub siuke ebaaus, eks ole. Kui minu käest küsida, minu poolest on okei, kui tulevad need naised ja lapsed ja võib-olla ka mehed, et pesest mitte ei tule nüüd mingi miljoneid siia, eks, muidugi ei mahuks ka vist, aga see, et kui tuleb osaliselt ja nad on nii-öelda hea suhtumisega, nad on kultuursed, nad on normaalsed, armastavad isiksused, teevad tööd, ei ülbitse, on tänulikud vaata sellest, et nad saavad siin olla, eks, siis why not selles mõttes. Ja ma saan aru, et nad võtavad osa tööd ära eestlastele, on ju. Aga kas eestlane ei ole siis leidlik või? Loome uusi töökohti. Ega tööturul ju pakkumisi on ju kuhjaga, kui ma olen vaadanud tegelikult ka neid mingid CV online'is ja kuskil neid tööpakkumisi, tegelikult on tööd on küllaga, et pakutakse küllaga, et ei ole see, et nagu ma ei tea, et ei ole tööd üldse kellelegi midagi pakkuda. Variante on, jagub nii eestlastele, kui jagub ka, ütleme, ukrainlastele näiteks ja ka vene inimestele, et kes iganes siia tulevad ja kui kuskilt mujalt, eks. Et tegelikult meil on sisuliselt ikkagi võimaluste maa ja meil on tehnoloogia pool siin üsna hästi arenenud ja IT-sektor. Et tegelikult neid valdkondi võimalusi on, kas või mingit tarkvaraarendust või miks mitte ka põllumajandust ja igasugused muid asju on siin, ehitust ja kõike tuleb siin ju tegelikult. Aga kõike sõltub ikkagi lõpuks ka isiksusest, et kui eestlane teeb head tööd, siis ega keegi teda sealt ju minema ei aja, et ei tule see, et kuule nüüd meil tuli see ukrainlane tuli, et kuule, et sa oled siin küll 5 aastat töötanud, lojaalselt oma tööd hästi teinud, aga kuuleme nüüd umbes, et laseme su lahti, sest et me tahame lihtsalt sõjapõgenikku võtta siia sinu asemele töö. Et ma ei usu, et asjad päris nii käivad. See ütleb päris palju milline see töösuhe või nii-öelda ma ei tahaks väga sellises kohas tööd teha, kus puudub see inimlikkus ja see nii-öelda, see ei ole, sellist organisatsiooni toetada minu meelest ei ole väga mõistlik, et ongi. Aga point on selles, et tuua või mitte tuua jälle see müür versus sissetoomine, et kas riik peaks hoopis müüri ehitama, et ei tuleks, eks ju, mida nad seal niikuinii teevad vist mingil määral. Aga probleem on ju, miks nad siia tulevad, ongi ju riik. Selle sissetoomise pooldavad poliitikad, ükski ukrainlane ei tuleks selle peale, et Eestisse tulla, ma arvan. Kui tal just siin suulasi tuttavaid ei ole, kes kutsuvad.
ja see ongi asja point, et ei ole minu asi otsustada, et kes omale kelle külla kutsub ja kelle eest hoolitseb, eks ju. Aga et vabas maailmas ma kujutan, et oletame, et on Ukraina, Venemaa on nagu nad praegu on riigid sellised, aga kõik maailm ümberringi on vaba, kus inimesed elavad omal maal, igaüks omal maal, sõbralikult enam-vähem naabritena, ja siis pagulased hakkavad järsku tulema sealt. No ja siis mõtle, kui sa elad siis niimoodi oma maa peal seal, ei ole mingit sükast tsentraalset organiseerimist ja kui tuleb üks inimene paluma, et kuule, et anna mulle peavarju, et meil käib seal sõda, aga palun, et siin on sulle peavari ja siin on sulle töötoimetused, millega saad aidata, eks ole. Või siis, et ei, mul ei ole võimalik, et ma ei soovi siin majutada, aga ma tean võib-olla kedagi, kes võib olla huvitatud vastastiku kasulikust sellisest kokkuleppest, eks ju. Ja niimoodi käiks umbes asi, ma kujutan ette. Et ei saa jah niimoodi, et tuled ja nõuad umbes, et kogu majutama. See on võimalik ainult selliste riigieelarve toel, et just. Ja selliste tsentraalse võimude. Täpselt, ja mis veel teha saab, mul juba tekkis mõte, et oletame, et kui meil valitsust ei oleks, ongi ainult inimesed, siis, aga internet oleks ikkagi olemas, eks ju, ja see toimiks ja inimesed saavad oma veebilehti hallata ja kõike muudeks, siis saab tekitada sükse lehe nagu, kui see veel olemas pole, majutus.ee, peaks vaatama, kas on või ei ole, ehk siis mõte selles, et tehakse majutus.ee leht, portaal, kuhu saab ülesse panna siis täiesti oma algatuslikult igaüks infot ja pilte selle kohta, et neil on olemas mingisugune koht, kuhu saaks põgenikke või inimesi majutada näiteks, et näe, mul siin eraldi hoone või eraldi tuba või mis iganes on ju, annan üürile ja tingimused on sellised, et näiteks aitab mingi põllutööd teha või midagi muud, et lihtsalt ei tule sinna puuküürnikuks või midagi sükest on ju, vaid et ta on ka mingil määral siis kasulikeks. Et põgenikud teretulnud, aga suhtumised on siis see, et on valmis tööd tegema, ei ole vägivaldne, ei ülbitse, ei ole pahatahtlik ja kõike muud, siis sobib, vaata. Ja ongi olemas ja tulebki inimene välismaalt, võtab selle majutus.ee lehe lahti, vaatab, kuule, aga siin on ju inglise keeles kõik, isegi võib-olla vene keeles, ukraina keeles, eesti keeles. Vaatab, kuule, siin on päris hea variant. Ma just mõtlesin sinna Võrumaale tegelikult, et see on vist hea koht. Näe, siin on mingi koht. Nice, kuule, aga siin on mingisugune 45 ruutu, sükene vaba elamise pind seal, et kuule, aga lähme sinna, vaata. Tingimused sobivad väga hea, lähme teeme kaupa. Aadress siin, kohe saab helistab, eks see sobib kõik on ju, ja lähebki inimene, eks. Ja siis see inimene, kes on selle ülesse pannud, selle kuulutuse paneb, et hetkel, see on broneeritud või kinni või võtab selle kuulutuse maha ja kogu lugu, eks ju. Ja niimoodi saab selle asja kenasti ära lahendada, et see on üks viis. Et see on nagu see, kes tuleb üürnikuks, ta on nagu aktsepteerinud need tingimused, eks ju, et nii-öelda mingi, ütleme siuke mingi esialgne leping, et et ei käitu vägivaldselt, ei käitu räpakalt või mida iganes, et asjad ei vedele ja nii-öelda, et ei tule nagu pahatahtlik või siukeste suhtumistega, eks ole. Et see on nagu see point, et kui ta harmoniseerub sinna kenasti, on meeldiv isiksus või on meeldivad isiksused, siis ju kõik toimib tegelikult. Inimene saab lisaks ka tööd, ulualuse, söögi, kõik värgid, eks ju. Ja võimalused seal juba võib-olla isegi mingisugust businessit püsti panna, mis iganes, variandid juba sealt juba lähevad edasi, eks. Ja see kõlab palju loomulikumalt ja loogilisemalt kui see, et näe, siin on raha, mida saate 6 kuud ja pärast nagu, ma ei tea, ükskõik, et siis ei huvita. Et see on nagu kohe algusest on see, et see ongi see vastutuse võtmine, see, et sa saad aru, et on mingid põhimõtted, et see on selline kultuuriruum, kus jälgitakse selliseid nii-öelda, ma ei tea, mõni, kes ei taha suitsetajad, siis saab aru, et et seda väärtustatakse, ma nii-öelda sobitun sellega või mis iganes, et võib-olla mõnes kohas just tahetakse mingi spetsiifilise oskusega ja sa saad nagu kohe sellega selle nii-öelda linnukese kirja, et nii-öelda ma tulin nagu õigesse kohta ja ma teen nagu seda, mis mu nii-öelda kirg on ja ma õpin selle keele ka ära, et nii-öelda aga nagu lihtsalt selline, et pumbatakse lihtsalt inimesed on andnud raha nii-öelda riigile
ja see lihtsalt pumbatakse nii-öelda, et paneme sinna miljoneid ja paneme sinna miljoneid ja nii-öelda ja kutsume ja toetame ja jagame, aga nii-öelda siin on 6 kuud ja meil on täiesti ükskõik, mis edasi saab, et nii-öelda see on nagu täiesti nagu nii, kuidas sellist asja nii-öelda lubatakse, see on nii jabur, et tahaks, et sellist saaks ju palju mõistlikumaid neid asju öelda, et oleme ikkagi nii-öelda intelligentsed inimesed, ma tahaks loota, et enamus. Kui tuleb jälle mingi poleemika, aga nüüd on lastetoetused on veel. Et igasuguseid, kui on jälle mingisugune ettepanek, teeme midagi, eks ju. Keegi tahab midagi teha, siis ma mõtlen alati selle peale, et kas selle ettepaneku täideviimiseks on vaja vägivalda. Ja kui on, siis tuleb midagi muud välja mõelda minu arvates. Ja lastetoetuse tõstmiseks ja nende praegusel tasemel maksmiseks on kahtlemata vaja vägivalda või vägivalla ähvardust, et saada see raha teistelt inimestelt kätte. Osaliselt nendelt samadelt. Et see on nagu jällegi siuke pseudoteema tegelikult, et ei, et inimestelt ei peaks raha võtma. Selles on point, mitte selles, et kuidas seda raha peaks pärast jagama. Mul tuli ulme idee praegult. Vaadake, meil on olemas Eestis üleriigiline televisioon ja meil on olemas raadio. Ehk siis põhimõtteliselt suur osa kogukonnast meil Eestis ju vaatab telekat, on ju. Ja on ka neid, kes vaatavad ETV-d ja ETV on pealegi tasuta, saab vaadata netist ja kõike muud, on ju. Mul tuli selline idee. Väga palju sõltub ju inimeste mõtteviisist, kasvatusest ja sellest, kuidas me saame ühiselt koostööd teha, et oleks harmoonia inimeste vahel. Ma näen, et üks variant on see, et koolides õpetada lapsi, et niimoodi saab mõelda nii, et teine, kolmas, neljas on ja nii me saame selle parima visiooni, parima koostöö luua ja kõik muud. Minu mõte, ma ei tea, kas see on teostatav või mitte, aga mingil määral ta nagu oleks teostatav, oleks riigitelevisioonis korraldada koolitus üle-eestiliselt, tasuta koolitus või siuke loengute sari, kus näiteks, ütleme, esmaspäevast reedel, näiteks kell 7 õhtul, ei ole uudiseid, vaid seal on tund aega selline mingi sessioon, kus räägitakse kogu Eesti rahvale sellist mingisugust üleüldist kontseptsiooni või visiooni sellest, kuidas me saaksime koos ühiselt midagi ära teha, kuidas lahendada erinevaid probleeme, kes on suitsetamisega hädas, siin on need lahendused, kes on joomisega hädas, siin on need lahendused, kontaktid siin, sa saad edistada Lootuse külas, seal on inimesed, võib-olla kohe, kui tulevad seal 1000, kes tahavad Lootuse külla korraga tulla, on võib-olla keeruline, aga siis saaks niimoodi hakata organiseerima kogu Eesti elu, majandust, elukorraldust palju paremini, sest on olemas üks selline keskne koht, kus kõik saavad koolitusel osaleda ja seda tasuta kodus telekat vaadates. Loomulikult see, kes selle rääkima hakkab ja mis ja kuidas see on juba see nüüd küsitav, eks ole. Et sinna me ei saa panna mingit suvalist poliitikut lihtsalt mingit juttu rääkima, eks ole. Eriti veel lihtsalt ilusat mulli, vaid sellist asjalikku asja. Ma ei tea, kui teie ilmselt olete ju Anatoli ja Reimo kuulnud neid Phoenixi loenguid, eks ole, mis on see Brian Tracy, Phoenixi loengud. See, kuidas ta räägib sellest nii-öelda endasse investeerimisest ja isiklikust kasvust ja sihukestest asjadest, toob lahendusi seal välja mõtteviisides ja asjades. Et just sellist sorti nagu asju lahendusteni viivat informatsiooni jagada. Julgustust, innustust nendele, kes on võib-olla hädas seal mingisuguse, ma ei tea, vägivaldse lapsega, et lahendused on sellised, eks ole, et lapsele võid pakkuda neid ja neid asju, siit sa saad tõmmata näiteks sellelt veebilehelt, meil on nüüd muusika.ee, sealt saad lapsele, kes on sul vägivaldne, kellel pole midagi põnevat teha, aga tal on võib-olla muusika huvi, sealt saab endale programme tõmmata, millega saab arvuti peal muusikat teha, seal on videod, kuidas seda teha, ja seal on õpetajad, kellega saab suhelda, saab Zoomi kõnesid teha, välja koolitada lapsi, et nad ei hulguks kuskil tänava peale, ei peksaks kedagi, vaid hakkavad arvuti peal muusikat tegema, sest keegi koolitab nad välja seal kuskil Zoomi kõnes või midagi sihukest, näitab ette. Siis ongi see, et inimesed, lapsed saavad nagu asjalikku koolitust, mõtteviisi, noored saavad samamoodi, ka täiskasvanud saavad ja ka vanemas eas inimesed. Sest et ka paljud on hädas lihtsalt, ütleme seal mingid pensionärid, kes on võib-olla sellise mõtteviisiga, et kes on kibestunud elus, on ju, või kes tahaks seal
kedagi taga rääkida või et kõik on mulle haiget teinud. Sellised ohvrimeelsed inimesed, eks ju. Et kogu maailm on minu vastu, kõik teised on süüdi. Et ka sellistele mingisugune mõtteviisi koolitus, et kuidas nad saaksid ise oma elus vastutust võtta. Raamatu soovitused, mis tulevad tohutult kasuks, on ju. Et mis aitavad neid inimesi edasi. Et kui sul on see probleem, see raamat aitab sind. Kui sul on see probleem, siis vaata see video ära. Et sellist sorti nagu andmebaas luua, tekitada ja seda siis nii-öelda jagada suure kampaaniana välja üle eestiliselt, et näe, palun, siin on materjal sulle, sa oled hädas sellega, palun, siin on lahendused sulle. Saad selle teise asjaga, sa ei tea, kuidas lapsi kasvatada, näe, palun, tahad teada, kuidas algatada ja püsti panna oma kodukool, et või kuidas see oli see koduõpe, on ju, näe, siin on materjalid, siin on videod, siin on kontaktid, kõik asjad, hakka pihta vaata. Et niimoodi me saaksime hakata reaalselt looma olukorda, kus asjad muutuvad, kus hakkab ka toimuma suurem koostöö inimeste vahel ja on ka selline ühtsem visioon, kus luuakse maailma, et kus enam mingil hetk võib-olla keegi suitsetagi enam, keegi ei olegi alkoholiküüsis enam, keegi ei tahagi enam ropendada, keegi ei taha ülbitseda, selleks ei ole enam vajadust. Saab teisiti ja see ongi, mida me võiksime õpetada teistele, et kuidas saab teisiti, sest väga paljud lihtsalt ei tea ja ei oska ja ei ole jõudnud selleni, et mismoodi saaks teisiti. Praegu ma näen, et kõik need teemad, mis sa välja tõid, see on tõesti nii-öelda, ma näengi, et see on ebakompetentne, et riigi poolt ei ole seda sammu sinna suunas liigutud, et selle Facebooki lahti, otsid selle rahumeelsed vanemluse grupi näiteks ja vaatad, seal on kogu info olemas ja nii-öelda praegult, mida ma näen, et me saame siin saates välja öelda, et see info tegelikult on saadaval, tuleb lihtsalt otsida, et ja kui tahta seda riiklust propageerida, siis need sammud tuleb astuda, sest see on nii-öelda, kui seda ei tehta, siis on, kus see motivatsioon nii-öelda seda süsteemi toetada või nii-öelda. Ja just. Ma arvan, et esimene samm on see, et võtta see vastutus ja lihtsalt seda saaks palju efektiivsemalt teha, kui rakendataks neid massiinfoteadme kanaleid, raadiot, televiisorit, et väga kahju, et seda ei ole tehtud. Niimoodi saaks väga palju probleeme kohe ära lahendada ja suhteliselt lühikese ajaga. Sest minu mõte ongi selles, et vaata, kui on sellised kinnised Facebooki grupid või mingid asjad, on ju, kõik ei jõua selle infoni. Ütleme, suvaline Paide teismeline, vaata. Ta ei jõua selle infoni lihtsalt suvaliselt. Aga kui ta näeb, et telekas tuleb või mingi plakat on kuskil posti peal kirjas, et vaata, on need koolitused tulemas vaata, ETV-st kella 7, et siis nagu teemad sellised asjad, eks ju, võimalus sealt just huvitavat infot saada, et vaata ka kindlasti. Ja siis on see, reklaam on silma ees, et ei kutsugi kuskile, ma ei tea, annetusi tegema otseselt, vaid tule vaata tasuta koolitust, et sa saad siit palju kasu oma elu jaoks. Et siis on see tunne, et inimestest hoolitakse, siis on see, et keegi tahab, et sinu isiklikul tasandil elu läheks paremaks, et sina isiklikult kasvaksid, siis sa tunned, et sinust hoolitakse. Vot see on, mis ka juhtuks inimestega, inimesed hakkavad tajuma, et vau, meist hoolitakse reaalselt, sest näed, üksikisiku tasandil tahetakse teha asju paremaks. Meisse tahetakse investeerida ja mitte selle eesmärgiga, et meist teha mingid roboteid või orje või meie üle kuidagi valitseda või emutseda, vaid selleks, et meie elud läheks paremaks, sest et need, kes siis seda infot jagavad, nad teavad, et kui meie elud lähevad paremaks, siis läheb ühiskondlikult elu paremaks. Inimesed suhtlevad ja käituvad üksteisega paremini, rohkem naeratusi kuskil poodides, eks ole, rõõmsam meel, parem meeleolu ja see mõjutab omakorda sõprussuhteid, perekondade suhteid, laste omavahelisi ja laste vanemate suhteid omavahel, sest et kõik muutub positiivsemaks ja paremaks, sest inimesed tunnevad ennast paremini, kompetentsemana ja õnnelikumana. No, kui ma näeks uudist lehes, et ETV hakkab sellist asja tegema nüüd, siis ma ei võtaks seisukohta. Sellepärast, et selle idee rakendamine nõuab taas jälle vägivalda, eks ju, kuna see käib maksurahast. Aga ütleme, et ma ei hakka ka mingi piketeerima kuskil. Mitte, et ma muude asjade vastu käiks piketeerimusega massiliselt, aga et samm paremuse poole kahtlemata, et sellise üleminekulise asjana okei. Aga noh, kui võtta nüüd, kuidas see toimiks, siis seal on jällegi moderaatorid, kes valivad need esinejad, eks ju. Ja nende suvast sõltub, võtame kas või meditsiin, alternatiivmeditsiin ja limavaba süsteem, need on
väga erinevad asjad, et liimavabal süsteemil pole alternatiivmeditsiiniga mingit pistmist. Ja ütleme, ma ei kujuta ette, et kõik 3 suunda oleks seal esindatud. Loomulikum on ikkagi, ma arvan, selline mitte tsentraliseeritus, et kõik ühte kohta. Ma ei näe, et see oleks tegelikult reaalne, vaid et oleks lihtsalt, ei oleks sellist monopoli, nagu praegu on sellel ETV-l. Et lihtsalt inimesed, kui pakutakse mingit kvaliteeti kuskil mujal ja suudetakse see teave inimestele viia ja see huvi, siis kõik on hästi, aga sellele paneks enne õla alla. Ütleme, kui loed neid vaimumaailma lugusid, et kuidas seal valitsemine ja elu käib, et see oleks, kui oleks riigi soov, oleks inimesi teha iseseisvamaks ja riigis sõltumatumaks, siis me näeks seda juba praegu. Ja me näeks, kuidas iga aasta maksud vähenevad ja kõike seda ja vabadus suureneb. Kuidas mitte passe juurde ei tule, vaid vähemaks jääks, eks ju. Jaa, just. Nii et jah, hea mõte selles mõttes, et see oleks, ma kujutan sellist elu ette, et see oleks midagi hoopis muud. Ma ei kujuta seda küll riikliku televisioonile ette, aga ma kujutaks ette sellise heatahtliku ühiskonna vabatahtliku funktsioonina sellist infokanalit küll, igal juhul. Ja kui sellist veel ei ole, siis sellise saab luua ja ei peagi olema tingimata maksurahast. Lihtsalt, mis on oluline, on see, et sellel loodaval infokanalil siis ei saa olla sellist agendat, et neil on oma mingisugune võib-olla agenda peaks olema siis see, et inimeste vaimne tervis ja mõtteviisid universaalselt muutuks paremaks. Just et see, et mida ma mainisin, et üksikisiku tasandil inimesed arenevad ja kasvavad ja julgevad vastutust võtta ja et elu läheks paremaks. Et see on just see, et siis nagu see agenda oleks see, et see on inimeste huvides ja mitte selle organisatsiooni huvides otseselt. Et et nad teeniks mingit megakasumeid või midagi sellist, et see ei oleks see, vaata. Vaid just see, et inimesed tunnevad, et neist hoolitakse ja see info, mis sealt tuleb, oleks selline universaalselt rakendatav. Ja sellist infot on võimalik tegelikult kokku koondada ja kenasti ja mitmed allikad välja tuua, et mis raamatud tasub lugeda ja kõike muud on ju. Et mida ma sellega silmas pean on see, et kui seal näiteks, kui see agenda oleks, ütleme siis halvas mõttes midagi sellist, et kas või see, et 2030, et sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik, vaata, et kui see... Ja küsimus on see, et miks see eliit siis tahab õnnetu olla ja kõike omada? Jaa. Kellegi omal need asjad peavad olema ju. Just, jah. No mina kindlasti kavatsen omada asju ja olla õnnelik, et selles suhtes. Sama siin. Just, aga lihtsalt see, et kui nüüd ütleme, olekski see mingi selline telekanal, kas või näiteks loome mingi uue telekanali ja see mingisugune eraettevõte, kes selle loob, et nad ei tohiks olla sellises positsioonis, et neid mõjutavad või ostavad ära mingid poliitikud, need samased VEF-id ja need food, eks ole, et kes siis nüüd maksavad selle telekanali kinni ja püüavad seal kaudu siis inimesi mõjutada selles suunas, et sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik, et anna oma asjad käest ja maksa oma rahad sinna tänna kolmandasse kohta ja suuna kõik Ukraina relvadesse, midagi sükast. Et see ei tohiks olla sellist sorti asi, vaid see peab olema midagi sellist, et näed, niimoodi sa suudad oma last paremini kasvatada, või näiteks mingisugused laused isegi, et näiteks jääd hiljaks kuskile, eks. Sul on võimalik öelda, et vabandus, et ma hiljaks jäin, see on üks variant. Aga teine variant on see, et tänan, et mind ära ootasid. Või tänan, et olid nii kannatlik minuga, eks ju. Et see on täiesti teistsugune suhtumine ja see on, kuidas sa saad teistmoodi läheneda ja olukordi lahendada sotsiaalsel tasandil ja nii edasi. Et just selliseid lihtsaid asju, kas või mõtteviisides just, mida ma välja tõin pealt ka, selliseid asju õpetada, mis on universaalsed, mis on kasulikud inimestele, mis ei ole otseselt mingi propaganda eesmärgiga tehtud, vaid asja mõte on selles, et inimesed ise areneksid, küpseksid, saaksid loovamaks, paremaks, armastavamaks ja seda on võimalik teha. Seda on võimalik teostada sellist asja. Ja julgustada inimesi olema ettevõtlikud ja heatahtlikud, vägivallavabad ja õpetada ka, kuidas seda saavutada, et eks ole, et a la naaber mängib sul kõvasti tümakat, et mida sa teed?
sul on variant, kas sa lähed relvaga ukse taha, on ju, või kusud politsei või no, variante on mitmeid, aga mis on siis veel variant on see, et lähed teed temaga juttu, ütled, et noh, kuule, aga noh, maja on siuke, et vaata, kostab hästi läbi, eks ju. Selgitada asja, on ju. Siis oleks vaja teada, et okei, kuidas ma siis selle olukorra lahendan, või siis lähed näiteks mitmekesi selgitada asja ära, et näe, olukord on selline, võib-olla sa saad subwooferi passi maha keerata, et siis ei tule see tümakas läbi nii kõvasti, on ju. Või ma ei tea, kasuta kõrvaklappe. Ehk siis sellised loovad ja kasulikud lahendused, kuidas naabrid saaks omavahel asju klaarida ja harmooniliseks luua need omavahelised suhted, eks ole, et keegi ei segaks, keegi ei nii-öelda ei kiusaks või kuidas ma ütlen teisi, vaid mõistaks, et okei, et kui ma nüüd mängin seda tüvakat kõvasti, et okei, et noh, naabritele see ei meeldi, on ju. Et siis ongi see, et ja kui näiteks suhtumine see, et mul suva, mis need naabrid arvab, ma keeran oma tümmi põhja siin oma korteris, ma teen oma korteris, mis ma tahan, vaata. Et kui sellise suhtumisega inimene on, et noh, mida sa siuksega peale hakkad, et kuidas sa tema ümber koolitad. Aga siis ongi see, et tuleb see tänaval see plakat vastu, vaatab, et koolitused, mingi kasulikud koolitused ETV-s kell 7 täna peaks olema, okei, cool. Ja siis seal näiteks seal räägib 5 minutit näiteks sellest, et okei, et kui sa mängid kõvasti tümakat ja sa oled siukene nii-öelda, keda ei huvita teiste arvamus ja midagi siukest, et siis tegelikult sellega sa ei tee nagu kasu teistele ja toob välja, et okei, mis selle tagajärjed on, miks see ei ole hea, miks ei ole hea niimoodi hoolimatult käituda, mis selle tagajärjed on ja kuidas sa saaksid teisiti, et ütleme, muudad oma suhtumist selliseks ja selliseks, siis sinu elu muutub nii ja nii ja nii, on ju. Et näidata neid lahendusi, et milliseks elu võib kujuneda, mis väärtust sa saad, kui sa loobud sellest halvast suhtumisest, on ju. Ja midagi siukest, eks ju. Et noh, et sellised sorti nagu asju, mis igapäeva selliseid probleeme aitaks lahendada, mis aitaks konflikte lahendada. Jah, ma näengi praegu seda, et hetkel võib olla esimese niimoodi, või noh, kui süvene selline tekib nagu, mis mõttes, aga see on see, et selle massiliselt levinud pealiskaudsuse lahjendamine, et see, et mul on suva, ma praegu kuulan, aga nii-öelda, et igal asjal on see kõrval järel nii-öelda mõju, tagajärjed, mis iganes nii-öelda kas või ma ei hakka mingit olukordi väga, et lihtsalt tekib olukord, kus vaja abi või küsida midagi või nii-öelda, et noh, see on ju 2 erinevat asja, et kas sul nii-öelda naabrid saavad üksteisega hästi läbi, neid asju saab nii-öelda sõbralikult ja efektiivselt ja mõistvad lahendada või on selline, et igaüks on omas kookonis ja nii-öelda mind ei huvita ja nii-öelda ma arvan, et see pealiskaudsuse nii-öelda lahkamine, et meile on nii-öelda justkui ette söödetud või seda on kuidagi nii palju see kiirmood ja kõik see, et nii-öelda välimus ja nii-öelda seda on liiga palju, et ma arvan, et oleks aeg seda nüüd teistpidi pöörata ja vaadata, et millel päriselt väärtus on, et sellist arutelu, sellist infot, seda ei saa alahinnata. Jaa, sa Anatoli jagasid ühte huvitavat doki hiljuti School Circles ehk noh, arutlusringid koolis või. Ja see on selline demokraatlik kool Hollandis. Demokraatlik kõlab küll halvasti, eks ole, et nagu siuke noh, masside võim, eks ju, 51 võim 49% üle. Aga õnneks ei ole lihtsalt demokraatlikuks kool, et seal on kombineeritud süsteem, et sotsiokraatia on ka mängus, mis siis tähendab seda, et ma tegelikult ma mõtlesin selle kuidagi iseseisvalt varemgi välja, et kuidas mõnda asja ühiselt ajada, et teeme nii, et jõuame sellise lahenduseni, mille poolt kõik ei pea olema, aga mille vastu keegi ei ole. Ja siis hakkasin nüüd selle muusika passidega kuulamise koha pealt hakkasin mõtlema selle peale, et mis oleks, kui keegi teeb maja ühistu või noh, ehitab maja nagu ja müüb korterid maha, eks. Ja tingimus, et sa seda korterit osta saaksid, on arusaam sotsiokraatias sellisest süsteemist, et asjade lahendamiseks. Ja siis ongi näiteks, keegi tahab muusikat kuulata passidega. Ma tahan kuulata, eks ju, teine ütleb, ma ei taha, et sa kuulad, eks.
noh, see ei ole lahendus, sest üks on vastu. Aga siis läheb vanamoodi edasi, kui lahendust ei leita, et lahendust tuleb leida. Ja siis lepitakse kokku, et noh, tegelikult ma ei olegi vastu, kui sa kuulad seda muusikat valjusti, ütleme päeval kella 12 ja 4 vahel näiteks, ütleme tunnikese kõige rohkem, pooltunnikest, mis iganes. Ja palun lase käia, et selles mõttes, et mulle ei meeldi see, aga no enamus aega ma olen niikuinii tööl sellel ajal ja mis seal ikka, et elame üle, et eks ma tahan ise ka vahepeal midagi teha, mis sulle ei meeldi. Et see oleks päris lahe. Paljud meist on käinud majaühistu koosolekul, et seal on see puhas demokraatia. Et see on üks tavaliselt pahatihti tundub olevat üks meeletu kisakoor, mis lõpeb sellega, et juhatus, inimesed löövad käega ja juhatus teeb, mis tahab. Ja siis pärast kirutakse lihtsalt. Kui mingi laen võetakse, mida ei tahetud tegelikult. 51 inimest 100 tahtis ja võeti mingi meeletu laen, mida 49 ei suuda maksta ja nii edasi. Et selline päris pull oleks. Jah, et see on väga hea, et sa selle sotsiokraatia välja tõid, et jah, et selles suhtes see on meetod või selline põhimõte, mis ei maksa midagi, aga et millel on tohutult positiivne mõju, kui seda rakendada. Ja alguses on võib küll arvestada, et tuleb arvestada, et see on selline ajamahukas ja ei ole nagu nii lihtne, kui tahaks. Aga kui seda järjepidevalt rakendada ja ongi arutada asju, võtta see ringimeetod, et igaüks ütleb, mis ta asjast arvab ja kui on vastuväitjad ja siis, seal on see teooria ja see põhimõte on läheb veits pikalt, kui praegu seletama hakata. Aga kui tegeleda teadlikult ja süsteemselt sellega, siis kõik need vastuargumendid ja tegelikult sealt, see on jälle see pealiskaudsus, et mulle ei meeldi ja siis keegi nagu ei uuri ei hakka küsima, et mis täpselt ei meeldi, miks sulle ei meeldi. Siis pärast tuleb välja, et täiesti mingi kolmas põhjus, mis on täiesti lahendatav, aga ta ei ole osanud seda sõnastada ja võib-olla ta ise ka ei saa täpselt aru, et miks sul on vaja seda muusikat valjult kuulata. Ja siis pärast on mingi teine lahendus selle jaoks üldse, et see saab aru, et oota, aga kuule, et ma vist ei peagi seda kuulama nii valjult, et mis iganes, tekib mingi taipamine, märkamine, saad aru, et kuule, et on mingid kohad, kus saab käia ja kuulata muusikat või mis iganes või jälle, see on, iga olukord on nii spetsiifiline, et seal tulebki lihtsalt olla koha peal, teadvustada, mis on see hetkeolukord ja vaadata, mis sellega peale saab hakata, et lihtsalt see on väga vinge asi. Ja ma lisaks siia juurde, mul turgatis järgmine idee. Luua veebileht lahendus või lahendused.ee, kui seda veel olemas pole. Ja see on nagu foorumi kujul asi, et kellelgi on just täpselt see probleem ja siis sa saad sinna kirjutada, et okei, mul oli naabriga see probleem ja ma lahendasin selle niimoodi ära. Ja tulevad teised inimesed, vaatavad sinna lahendused.ee. Kuule, aga see tegelane lahendas selle asja niimoodi ära. Kuule, aga ma saaks ka proovida niimoodi. Ja võib-olla õnnestub hoopis teistmoodi, siis ta saab, ja seal lehel on kirjas, et sa saad ise lisada oma lahenduse siia, et mis sa tegid selleks, et see olukord ära lahendada või kuidas see lahenes, eks ju. Et mis on nagu see success story või see edulugu siin taga, et mis tõi selle nagu muutuse. Ja siis jagad seda sinna üles ja teised saavad lugeda ja õppida sellest. Et selline asi oleks ka päris vägev andmebaas, kus on lahendused kirjas, et kuidas lahendada erinevaid situatsioone, kuidas rääkida läbi naabritega, kuidas teist asja lahendada, kuidas mingisugust, ma ei tea, maad osta, mida iganes, et neid foorumeid loomulikult on, aga kui ta oleks selline nagu ühtne andmebaasi foorum, kus sa saad otsida kohe ühelt lehelt ja kus on nagu kategooriate kaupa kohe kirjas, ma ei tea, autoprobleemid, kes kuidas midagi lahendab, auto pläriseb, kuule, siis on see summuti viga, hästi palju igasuguseid asju kirjas, nagu tohutult infot kirjas. Ja seal oleks hullult kasulik ja mingis mõttes võiks olla ka nagu Wikipedia-laadne see tegelikult selles mõttes, et seal saab siis kommentaare juurde panna, et või korrigeerida näiteks, et keegi ütles, et see on summuti viga, aga saad juurde kirjutada, et kuule, alati ei pruugi olla summuti viga, võib olla mingi muu asi ka veel lisaks tegelikult. Et võib-olla sükene Wikipedia-laadne lahendused.ee tekitada, kus oleks nagu otsitav igasugustele situatsioonile lahendus, vaata. Näiteks ala, et
tahtsid mingi raadioreklaami luua, et kuidas sa sellega hakkama said, mis programme sa kasutasid, kus sa need said ja kõik muud siuksed asjad, paned kirja lihtsalt sinna ja teised saavad õppida, on ju. Selline idee tuli praegult. jah, see on ainulaadne, et selliseid edulugusid, kus inimesed käituvad nagu loominguliselt probleemide lahendamisel, neid kuuleb ainult, ütleme, sellistel kurude koolitusel võib-olla, et mis tema suutnud teha, et seda, kui ütleme nii-öelda inimene tänavalt seda teeb, siis see võib-olla kuskil mõnes Facebooki kommentaaris vahest tuleb välja, aga ja sinna ta kaob. No täpselt. Et selliseid asju oleks väga vaja. Ja sellega seoses, mis sa ennem ütlesid, et palun vabandust, et ma hiljaks jäin, eks ju. Või siis teine variant, et tänud, et mind ära ootasid. See nagu on radikaalselt erineva tunde tekitab. Et üks on see, et ütleme, ootad kedagi, ütleme, et võtad seda kuidagi niimoodi närviliselt ja tahaks nähvata, eks ju. Ja siis tema tuleb ja lihtsalt neutraliseerib oma vabandamisega selle, et kui ei oleks vabandanud, siis oleks veel rohkem pahane olnud, eks, võib-olla nähvanudki. Aga see teine, et tänud, et ära ootasin, see tekitab sellise positiivse tunde hoopis. Jaa. Et väga hea point. Ma just õppisin seda kuskilt oli, et ära vabanda, et selle asemel, et kasuta selliseid lauseid, eks ju, et päris hea, vaata. Lahendused.ee, kes selle ära teeb? Vaatame korra netist, kas on olemas ka. Lahendused.ee, võta ühendust. Mingi leht on olemas, MK Solutions. See ei ole pärt reklaam. Aga lihtsalt avastasin, et see veebileht on olemas. See on kuidagi tuttav. Kui võib-olla on see seotud inimestega, kes ajavad seda asja, et sa oled vaba, et nii-öelda, sa ise nii-öelda deklareerid ennast vaba inimeseks ja minu meelest Veiko Huuse ühes nii-öelda videotes oli seal arutelu nendega. Kuidagi koidab, ma ei ole 100% kindel, aga see on päris äge, et see jõudsime praegu selleni. Okei, päris huvitav. Ma pärast otsin välja. Vaatame lahendus.ee. No lahendus.ee viib meid mängukoobas.lahendus. Okay, you don't have permission. Sinna lehel ei pääse. Just. Ja majutus.ee ka nagu ei vasta hetkel midagi mulle siit, nii et võimalik, et see ei olegi reaalne veebileht, et seal midagi oleks. Nii et jah. Parem leht oleks headlahendused.ee. Sest muidu inimene paneb sinna, et ma kutsusin naabrile politseid, ta tegi trahvi ja nüüd on korras. ja. Nii, kirjutasime alles. Headlahendused.ee pole olemas, jah. Siukse saab luua. Keegi saab ise algatada ja teha siukse Wikipedia lehe sinna ja saavad inimesed täiendada ja nii ta tuleb. Et kes tahab, saate kuulajatest võib pihta hakata, et muidugi me võime ka pihta hakata, aga ma arvan, me lihtsalt oma muude tegevuste kõrval väga hästi vist ei jõua, et võib-olla või on mõni asjatundjam, kes oskab kohe panna püsti siukse Wikipedia-laadse lehe ja sinna toimetama, nii et why not? Jah, ega väga palju häid lahendusi või mõtteid, mida võiks teha, on olemas, aga igal inimesel on oma, mida ta tahab, mis asja ta on valmis aktiivselt ajama. Mul tuli hull idee vahele siia päevalt veel. Vaata see, et kui need inimesed, kes pakuvad lahendusi välja, nad võiks saada selle eest ka mingit teenistust või tasu. Näiteks, sinna saab mingi kommentaari jätta, et kes selle lahenduse välja pakkus. Sa saad jääda anonüümseks oma lahendusega, et ütleme, sa kirjutad sinna midagi, aga seal on siis, sa saad panna juurde mingisuguse memo või märkme või mingi asja ja sinna peale näiteks hiirega hõlludes tuleb vastu näiteks sinu Pirate Chaini rahakoti aadres, kuhu saab teha ülekannet, näiteks Pirate Chaini privaatses kriptorahas. Kannad talle näiteks selle ülihea lahenduse eest näiteks mingisugune 10 või 20 arri näiteks ja tema saab lihtsalt annetusi selle hea lahenduse eest. Et keegi ei sunni kedagi, mingit maksu ei korjata, aga kui sa käid välja sinna, see inspireerib inimesi panema sinna lehele oma häid lahendusi välja ka, sest et see tekitab neile võimaluse, et nad saavad võib-olla sellest mingisugust tulu. Kriptorahas näiteks, privaatsed annetused. Keegi ei veda sult selle Pirate Chaini raha ära ka, sest keegi ei tea, sulle ülekannet tehti. Ja see kõik on ka täiesti nagu krüpteeritud, eks ole, see ülekand, et see on privaatne, anonüümne lahendus. Nii et see on nagu üks lisamõte, mis mul tuli siia juurde päevalt. Jah,
osadel veebilehtedel on siuke krüptotipi võimalus on olemas. Aga siis tihti on see mingi selle portaali oma krüpto. Ja. Aga kuidagi teha mingi nutileping Teero peal näiteks või ma ei tea, ma ei ole programmeerija. Niimoodi, et ühesõnaga saabki nii panna, et kui sinna paned tippi, siis ongi läbi selle lepingu käib kuidagi see maksmine. Nii et see veebiportaal ise ei hoia seda raha. Et see Teero on kuidagi mingi selline nii-öelda inglise keeles on ta escrow. Et ainult see inimene, kes seda tippi annab, et see saab anda ainult sellele, kes seda tippi väärib tema arvates. Ja see raha ei käi läbi ütleme selle portaali. Muidu tulevad mingid jällegi võimud tulevad ütlema, et mis finantsteenus see siin käib ilma loata. Just kuigi see oleks siis nagu mingit sorti automaatikaga see nutilepinguga lahendatav, eks ju. Jah. Aga kui manuaalselt teha, et arvad, et see inimene on seda väärt, sa võid talle manuaalselt oma Pirate Chaini rahakotist ka ülekande lihtsalt teha sinna aadressile ja ongi kogu lugu, keegi ei tea, et see tehtud on. Sa võid panna memo juurde, saadad memoga, et näed selle eest, aitäh, et lahenduse andsid ja ma ei tea, kirjutad oma nime ka veel, kui tahad sinna juurde ja läheb see ülekanne talle teine, kes kätte saab, selle vaatab, selle eest just saadeti mulle, väga äge. Kahtlemata saab seda teha, aga enda ütleme ja sellise üldise trendi pealt on mul jäänud mulje, et inimesed nagu ei viitsi teha mingit lisaliigetust. Kui on niimoodi, et pane tipp, võib-olla on valikud tipp, oleneb hinnast siis mingi 1 arr, 0,1 arri, 10 arri, eks ju. Ja siis, või siis tõesti, et pane rohkem, pane valikuline. Vaata, et paneks 5 arri teele, klõpsad sinna ja sul on, ütleme, mingi mehhanismiga on see oma rahakott seal registreeritud niimoodi, et eks see nõuab Pirate Chaini tiimi poolt ka tegemist, aga et siis võib-olla siis käibki nii, et toimub see maksmine niimoodi. Muidugi Teeros oleks lihtsam sel juhul, kui Teero peal see nutileping teha, aga mis iganes. Ja, aga lahendused on olemas ja need on teostatavad, ma näen. Päris äge ja samas on see inspireeriv ka, ma juba näen neid inimesi, kes on valmis, kes tahavad lisasissetulekut teha, panevad neid lahendusi sinna välja ja siis on neid, kes on nagu valmis krüptos maksma ja tegema neid kandeid, eks ole. Ja miks ma just privaatkrüptos rõhutan või välja toon, on see ka, et siis ongi anonüümselt ja teiseks on see, et kui näiteks Bitcoinis neid annetusi teha, siis on ju näha, et palju sul on Bitcoini kogunenud ja mis aadressil need on tulnud ja mis ajal, eks ole, et siis on ju, saab ükskõik, kes näha sinu saldot ja sinu sissetulekuid, eks ole. See nagu ei oleks eriti tore. Samamoodi kõik Ethereumid, Cardanod, kõik värgid, eks ju, samamoodi kõik läbi nähtavad. See ei ole eriti hea. Sa ju ei taha, et sinu pangakonto oleks kõigile näha ja ütleme siis nii. See on täiesti ebanormaalne. Just. Kunagi ei olnud see minu jaoks probleem, ei mõelnud nii, aga praegu tundub küll ikka täitsa välistatud selline tegevus, et kõik vahivad, palju raha on ja kuidas sa mida ostad ja kui palju eest. Jep, ja tore on ju see krüpto saab konverteerida ka fiat rahaks, et võib-olla seal paar sellist vaheetappi on, mida peab läbima, aga üldjoontes on see võimalik. Nii et, ja ka samas, kui selline krüptoarveldus tekib, siis miks ka mitte, et oletame, et keegi seal teenib näiteks just seda Pirate Chaini krüptoraha arr, näiteks igakuiselt mingisugune nende lahenduste pealt, eks ole, mis ta sinna on pannud, sinna lahendused.ee või head lahendused. Ja kogub mingi hunniku arri kokku ja siis näeb, et siin mingi teine veebileht, kus on võimalik näiteks osta mingit teenust, näiteks videomontaaži või arvutihooldust või kartuleid või midagi muud selle sama krüptoraha eest. Et siis nagu see hakkab juba looma nagu sellist majanduslikku struktuuri ja süsteemi, et kuule, aga ma ei peagi hakkama seda fiat rahaks konverteerima, ma saan ju maksta sellega kohe otse selle kaupmehe juures, on ju. Või ostan talt näiteks mingit muud teenust või mida iganes ta parasjagu seal müüb, eks ole. Ja kui keegi tahab siis kinnitust saada sellele, et selliseid pakkujaid reaalselt, kes arveldavad ka selles Pirate Chaini rahas, et see on olemas, et see on reaalne, siis vaadaku veebilehele armada.com, see on siis arrrmada.com. Seal on olemas üle maailma kaupmehed näiteks, kes pakuvad nii-öelda tooteid ja teenuseid siis Pirate Chaini raha eest. Ja reaalselt töötab, isegi nutitelefoni saad osta endale, privaatse Google'i vaba nutitelefoni, täiesti reaalne teostatav variant.
nii et lihtsalt ütlen, et samamoodi me saame Eestis selle ka tööle panna. Ja küsimus on, et kas Kaja Kallas või Maksuamet nüüd näeb seda, et sa maksid videomontaaži eest seal või sa said seda tippi sealt kuskilt kellegilt, kes tegi sulle arjuülekandeid. Ei näe, nad ei näe mitte midagi, mitte kuskilt. Et see on täiesti inimeste omavaheline vaba kauplemine, vaba turg ja nii on see õige ka. Ja ma tean, et neid teisi on veel, kes toetavad seda sama suhtumist. Ja see on ebanormaalne, et sa pead kogu aeg muretsema selle pärast, et kuidas seda euroks saada umbes, ja mis see, kui sa oled see teenusepakkuja või kaubamüüja, eks, et siis pead kogu aeg mõtlema, et kuidas sa oma raamatupidamist Maksuameti jaoks korras pead ja euros peaksid arveldama nendega, eks. Et see kõik on nonsense, et kui seda sellist, ütleme, sellist mõõka pea kohal ei oleks inimestel kogu aeg, siis oleks seda aktsepteeritakse seda krüptot palju rohkem, ma arvan. Ja Pirate Chaini kohta ma panen videolingid siia meie podcasti alla, et siis inimesed saavad vaadata ise, mis värk selle Pirate Chainiga on, mis moodi seda kasutada, kuidas seda hankida ja nii edasi. Et siis võimalus sellega natukene lähemalt tutvuda, kes tahab tutvust teha. Ja, aga mis ikka, ma arvan, et juba võiks vaikselt saate otsad kokku tõmmata. Päris pikalt siin arutletud igasugustel päevakajalistel teemadel. Lõpetuseks omalt poolt julgustan kindlasti kõiki kuulajaid olema julgemad ja uskuma, et sa oled loominguline, et sa leiad lahendusi, et sa suudad hakkama saada oma elus ja et ka sina oled võimeline midagi selleks tegema, et asjad muutuksid kõigepealt sinu elus ja siis ka selle kaudu teiste eludes, nii et julgustan olema selline, kes investeerib endasse, kes tahab saada armastavamaks, paremaks, küpsemaks, täiskasvanuks ja olendiks, et see tuleb kasuks kõigile, nii et sina võidad ja võidavad teised ja headus võidab, nii et see on nagu kindlasti, ma usun, väga oluline. Mis teie mõtted on veel lõpetuseks, mehed? Väga, väga olulised teemad said mainitud. Aitab endal ka paremini fookus setida, et väga lihtne on kuidagi uitama jääda ja niimoodi ringi vahtima ja kas või mingi meelelahutuse, või ongi lapsega jääd mingid mänge vaatama, mis iganes, et selles suhtes, et kuidas on võimalik mingid eesmärgid seada ja paremini aega planeerida, kasutada ja investeerida endasse, enda lähedastesse, enda ümbritsevasse, teha mõistlikke otsuseid, valikuid ja tunda elust rõõmu ja jagada teistega, et tunda, et mis on valik ja mis on nii-öelda peale määritud või kuskilt kogemata üles korjatud või lõkse on igal pool, et olla tähelepanelik ja hoida fookust. Jah, hoida fookust, just. See on väga hea. Lõpetuseks tuli mulle meelde üks soovitus, kuidas üks inimene palvetab. Ta ei ütle, et anna mulle, armas Jumal, anna mulle seda või teist, vaid et aita leida kõige heasoovlikum lahendus olukorrale. Et mitte tingimata see, mida mina silmas pean praegu, vaid nii, et kõik osapooled kasu saavad. See võiks ju aidata edasi. Absoloomulikult, väga hea point. Ja seda saab igaüks palvetada, nii et pöörduda ise taevas isa poole, et taevan isa, või looja, et palun aita mul näha neid lahendusi, mida sina tahad mulle näidata ja minu olukordade jaoks ja näita, kuidas kõige parem ja armastavam oleks nendes olukordades käituda ja nii edasi, ja siis oodata inspiratsiooni või näha siis need vastuseid mingil hetkel, sest et ega need vastused tulemata ei jää, kui palve on olnud siiras. Nii et koostöö loojaga, jah, igal juhul soovitan. Aga jah, tänud Reimo, tänud Anatooli kaasa mõtlemast ja täname kõiki kuulajaid, kes võtsid aega ja energiat panustasid, et see infosid nii palju kui võimalik vastu võtta, nii et me loodame, et see ja usume, et see info oli kasulik ja edasi viiv, nii et selleks see saade saigi siit tehtud. Nii et olge hoitud ja liigume koos suurema õnnelikkuse suunas.